Tere mu internetisõbrad! Viimasel ajal on suurt kõneainet pakkunud uus M5 G90 platvormil ning tema kaal 2435 kilogrammi. Ja see 2435 kilogrammi on alates, sinna veel tuleb juurde lisavarustus. Ja muidugi, kui vaadata üldse nende kodulehekülge, siis see kaal on veel suurem, sellepärast et BMW on arvestanud, et keskmine M5 autojuht kaalub 75 kilogrammi ning tal on paagis vähemalt 90% kütuse mahust. Ja esimene reaktsioon oli ka minul selline, et mis asja 2435 kilogrammi, aga siis ma hakkasin natukene mõtlema selle peale, et miks ma üldse üllatunud olen, sest näiteks Audi RS6 ilma hübriidajamita ju kaalub üle 2 tonni. Ning S68 mootorit esitleti ju tegelikult XM-i peal, mis kaalub umbes 2700 kopikatega midagi kilogramme. Seega miks me üllatunud oleme? Just sellepärast, et kui me mõtleme M5, siis me mõtleme kui sportautot. Tegelikult on ta ju supersaloon, mis on mõeldud mõnele ärimehele või pereisale, kes tiksub vaikselt ringi ning aeg-ajalt meeldib tal endast välja lasta see psühhopaat. Aga enne kui ma räägin sellest, mis mulle tegelikult pettumust või küsimusmärke tekitas, siis räägiks sellest, mis BMW selle kõige kohta ütles. BMW-lt muidugi küsiti, et what the hell selle kaaluga seoses ja BMW vastas, et neil oli erinevaid variante ja nad peavad arvestama mingil määral euroregulatsioonidega. Nad isegi kaalusid seda, et nad teeksid uuest M5-st täis elektrilise, kuid see on kuidagi emotsioonitu, sest tulemus, kui sa seda gaasi vajutad, on alati üks ja sama ning lõpuks see tüütab ära. V8 seest on emotsiooniline mootor ning minna Mercedese teed, kus oleks R4 või R6, oli nende jaoks vastuvõetamatu. Ja nad mainisid ka selle ära, et kui nad oleks teinud täis elektrilise auto, siis oleks olnud ta kergem kui praegune auto ning praegune süsteem pidi kaaluma 400 kilogrammi, mis mõnes mõttes just seletabki selle ära, et ta 2400 kaalub. Audi RS6 2 tonni, uus M5 2435. Aga nüüd nendes kohtades, mis mul küsimärk kuulub. Nimelt, kui S68 mootor välja tuli, siis minu jaoks tundus see kuidagi põnev. See kõik uus asetsus ja kõik, kuidas ta paigutet tuli, kuhu seal filtrid jooksid, õhuvõtud jooksid, see oli kuidagi, et tõesti täiesti uus mootor. Aga nüüd, kui ta on G90 sees, siis see layout on liigagi sarnane. Ja ma ütlen kohe ära, ma olen ainult vaadanud ühte videot ja see on olnud Matt Watsoni video ning seal ma märkasin ka seda, et kui sellele autole tehti külmkäivitus, siis oli ta suhteliselt tagasihoidlik ja selle kohta on ka mingil määral natukene melu tulnud. Aga samas siis ma mõtlesin, et F10 kohta öeldi täpselt seda sama. Tegelikult F10 ei olnud üldse vaikne ja vaevalt see G90 on vaikne. Kui ma võtan selle mikrofoni endalt kaelast ära, siis ole vaikne. Ja mis mind ise ennast häiris selle puhul ja siin puhul ma ei ole muidugi võtit näinud, aga üldiselt sellised natukene erilisemad autod või performance autode puhul mind natukene häirib see, et sa saad täpselt samasuguse võtme kui kõige odavamal line-upi autol. Ja selle salong G90 kuidagi on nii blank, kõik need ekraani, kõik asjad ja Matt Watson viitas küll mingisuguse animatsioonile, mida sa saad ainult M-autole, aga ma olen rohkem kui veendunud, et seda saab progeda tagant järgi lihtsalt, ma ei tea, kas või Pimmer-koodiga või ükskõik millise OBD progejaga. Ja muidugi, kui ta veel suunas selle kaamera sinna tagaistmete peale, siis ma ei mäleta, millal ma oleks viimati näinud BMW-l niivõrd blanke istmeid kui G90. Ja ma nagu eeldan, et mu vaatajad on piisavalt mõistlikud ja saavad aru, et kõik see mu arvamuse avaldus lihtsalt baseerub sellele, mida ma olen näinud kuskil dokumentatsioonist või kellegi teise videotes, sest enda silmaga ma seda ei ole näinud, aga see sisu on pettumus. Eriti peale CS-i, kus me nägime M3 istmed, mis nägid väga ilusad välja ning need tagumised 2 istet. Ma kuidagi ootasingi, et uus G90 oleks 4-kohaline auto. Ja siis on muidugi ka need tehase andmed, mille kallal kõik natukene leelotavad ja räägivad, et need on tunduvalt hullemad kui eelmine generatsioon. Ja kui ma seda vaatasin enda telefonis, siis tõesti jah, S68 on 11 kilovatti vähem, aga tal on elektriajam. Üks asi, mida ma kusjuures tähele panin, kui vaadata nende kodulehekülge, siis mul on tunne, et kas ma olen
kilovatte hobujõuks terve eluaeg valesti arvestanud ja kas mu matemaatika üldse lonkab, sellepärast et nad ise ütlevad, et neil on kokku 535 kilovatti, kuid elektriajami võimsuseks öeldakse 145 kilovatti ning mootori võimsuseks 430. Kuskil on mingisugune viga. Kaal on jah, ma vaatan 580 kilogrammi rohkem ning kilovatt-liitreid on 22 rohkem koos elektriajamiga, muidugi ilma selleta on vähem ja kilovatt-tonne on 61 kilovatti vähem tonni kohta kui eelmisel. Fun factor on halvenenud 0,2. See on nii mõneski videos mulle ära seletatud, mis asi siis on. Nüüd ütlevad, et hind väga palju ei tõuse, aga eks kes endale selle ostab, siis see 28 420 € tõenäoliselt väga ei kõiguta. 0-100 aeg on halvenenud 0,1 sekundit, kuid 0-200 on 0,2 sekundit ja siinkohal tuleks ka meeles pidada seda, et BMW on alati oma numbritega vägagi tagasihoidlik. Ja üks asi kohe kindlasti, mida tuleks meeles pidada, et kui me nüüd võrdleme neid andmeid omavahel, siis ikkagi seda esimest F90 väljalaset, mitte vastu CS-i, et see ei ole päris aus, sest kindlasti ka sellest autost tulevad mingisugused eriväljaanded. Kuigi nad on öelnud, et ei tule Competition Editionit, aga see on natukene teistel põhjustel. F10 puhul oli nii back kui edition ja neil on suur vahe. Ma tean vähemalt ühte isikut, kes arvas, et ta ostis endale Competition Editioni, aga sai endale backi ja seda pettumust kui suur. Aga üldiselt ega siin midagi väga uut ei ole, et iga kord, kui on uus M5 välja tulnud, siis on alati olnud millegi kallal vinguda. Näiteks F10 ei olnud piisavalt kiirem kui E60 ja V10 mootor kadus ära või F90 nelikveoline ja arvuti reguleerib ja kontrollib seda ja käigukast. Neid vingumispunkte on alati olnud, mille kallal vinguda, aga see, kes selle auto ostab uuena, ega teda tõenäoliselt väga ei koti. Et see ongi rohkem meie sellised fanboid, kes natukene kriivab, et ta on raskem kui RS6, kas ta saab olema kiirem kui RS6, kas tal endiselt on tiitel kui Ferrari tapja, sest hetkel need pilved on suhteliselt tumedad. Jääme ootama neid usaldusväärseid kolmanda osapoole videosid, kus me saame teada, kas BMW endiselt on tagasihoidlik oma numbritega või on seal toimunud juba ka mingisugune muutus, vahet ei ole. Tänavaliikluses me neid näeme, tõenäoliselt müüvad nad neid sama palju kui F10-neid, kas nii palju kui F90-neid, seda näitab aeg. Aga jah, see on minu 2 senti sellel teemal, mis ma ikka oskan öelda. Kuni järgmise korrani.